tere, head kuulajad, olete jõudnud taas meie tehnoloogia saate juurde. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja meil on täna külas Glen Pilvre. Ja alustame kohe saadet küsimusega Henrikule, mis meie saate nimi tänase seisuga on? Meil on kõigepealt oli saate nimi Nimeta digisaade või Nimetu digisaade ja siis kui ma hakkasin seda ütlema, siis mul läks endal ka kogu aeg sassi, et kas on Nimeta või Nimetu või mis ta parasjagu on. Siis ta taandus vaikselt minu mõttes digisaateks ja kuna digisaade on väga tavaline nimi ja inimestel võib täitsa sassi minna, siis me proovime täna nii, et me ütleme, et täna on selle nimi Geeniuse digisaade. Me saime muide vahepeal igasuguseid. Jah, Glen, mis? Nimega digisaade. Nimega digisaade. See võib järgmine. See on nagu samm edasi ikkagi nimetust saatest. Või nimekas digisaade, jah. Nimekas, jah, see on ka väga ambitsioonikas muidugi, nimekas digisaade. No, me praegu proovime, et kuidas meile jääb meelde, kui me siin iga nädal peame ütlema, et see on Geeniuse digisaade, mis on ka okei variant, nii et täna on selle saate nimi Geeniuse digisaade, aga kes tahab otsida meid Spotify'st või kuskilt nendest podcasti keskkondadest ja äppidest, mida te kasutate, siis digisaade mulle tundub on selline ühisnimetaja, mis nädalast nädalasse meiega jääb ja mis me sinna ette parasjagu kirjutame. Võib-olla kui me oleme tüdinud näiteks mõnel hetkel või mõnel nädalal oleme eriti väsinud, siis me ütleme, et on igav digisaade ja võib-olla see ongi selline muutuv suurus. Võib-olla. Aga tänane digisaade on siis, vaatame korraks ette, millest me räägime. Uuest ülikuumast mängust, mis on haaranud kogu maailma peaaegu. Peale Gleni ja Glenile saame siis tutvustada seda mängu. Haaranud, jah. Kuidas on seis Eestis interneti kiirema ühendustega, korraks heidame numbritele pilgu peale ja käime veel üle mõned toredamad leiud sellest suurest elektroonikamessist Ameerikast, CES, kuigi me eelmine saade rääkisime nagu nii põhjalikult telekatest, kui veel sai rääkida, siis tegelikult oli seal muid asju ka ja paar väga huvitavat leidu on meil olemas. Pikemalt ma arvan, et me täna küsime Glenilt selle kohta, millised on parimad juhtmevabad üle kõrva käivad klapid, sest ta on kõvasti neid järgi proovinud. Ja siis võib-olla äkki kui on hea tuju, räägime mõne uudise veel. No nii, aga siis me saame oma selle nädala nimeka digisaatega alustada. Sa oled, Hans, ma vaatan seda teemafaili, sa oled mängu pannud kõige esimeseks, ma saan aru, et tegemist on konkurentsitult kõige olulisema tehnoloogia sündmusega, mis viimase 7 päeva jooksul aset on leidnud, jah? Ma arvan, kogu planeedil. Ma palun sul nüüd põhjendada ja selgitada oma sellist käitumist. No, eks ta natukene nagu Krutskiga öeldud on, et ta nüüd kõige tähtsam on nagu Wordle on selle mängu nimi, millest kõik räägivad, kõik proovivad ja kõik harjutavad ja katsuvad ja teevad. Ja esiteks ta on lihtsalt tore asi, tore mäng, aga teiseks tal on ka mingid teatud sellised erakordsed omadused. Miks ta tore mäng on? Wordle on siis selline mäng, kui ta panete Google'i otsingumootorisse ingliskeelse sõna Word ja lõpus on veel LE, siis jõuategi selle mänguni, see on üks interneti lehel olev mäng ja seal peab ära arvama, see on inglise keele oskajatele eriti mõeldud, sest sa peab ära arvama ingliskeelseid sõnu. Näiteks seal on sellised kastid ees, sa pead panema sinna tähti ja vaatama, kas sa saad pihta või ei saa. See mäng annab sulle siis vastus, näiteks hall on see täht, mis kindlasti siin tänases sõnas ei ole, iga päev on uus sõna. Kollane on siis see täht, mis siin sõnas on, aga on vale koha peal, et äkki sa pead panema sõna algusse või lõppu ja roheline on see, mille sa oled pihta saanud. Ja selle tegi siis üks mees nimega Josh. Oih, mul hakkas kohe mängima see Joshi kodulehekülg, sest et ta on saanud üle öö väga kuulsaks see Josh. Kuule, aga need sõnamänge on ju N+1 varianti, eks ole, noh, et ristsõnad paberil isegi ilmunud ja igasugused Scrabble'id ja rääkimata nendest, mis telefonides on nii ja naapidi üles alla, vasakule paremale neid sõnu kirjutatakse. Mis selles Wordlis, mina olen ka mänginud seda ja iseenesest nagu kihvt, aga ma päris täpselt ka ei oska nüüd, kuidas see inglise keeles öeldakse, et ma ei oska oma peialt selle peale panna või ma ei oska nagu öelda, et aga miks just siis nagu see? Oota, ka räägi enne veel mulle, kui sa Henrikule vastad, et kas see on siis, ta on nagu veebis see mäng või? Just, tegelikult ma vastangi Henrikule ka sellega, mis see sinul on ka see nagu, miks ta on siis nii menukaks saanud. Ta ei ole mäng selles mõttes, et ta ei ole äpp, sa ei pea seda alla tõmbama, seal ei ole kontosid, seal ei ole edetabelit. Seal ei ole reklaame, sa ei pea maksma,
seal ei ole kõike seda, mis on tuumikidee ümber tänapäeva internetis. Kui sa ütled tänapäeval ühe sõna, mis on internetis, ma ei tea, uudised, mäng, meelelahutus, siis sellega kaasneb kõik see, mis on nii-öelda selline see ümbritsevad tellingud. Ja sa pead tegema konto, kas sul on platvorm, kas see on sinu seadmel toetatud, kas sa pead maksma, kas sa vaatad reklaame. Aga see on üks ideega oma puhtamal kujul ja sellisena nagu ülimalt nakkavad ja teed selle veebilehe lahti ja see brauseris juba mäng käib. Juba on iga päev uus sõna, sa pead arvama ära ja sa võistled iseendaga, et mitu päeva järjest sa siis oled selle sõna ära arvanud, näiteks kui sa näiteks 3 päeva järjest ära vastad, sul on nagu jookseb see võidu. Aga sul on siis kuidagi piiratud see, et sa ei saa mingi iga päev siis 12 tundi seda arvata seda sõna või selles mõttes on ta kusjuures hea küsimus, mina olen seda ära teinud kuskil nii, mis mul ühe sõnaga kõige rohkem läks, ma ei tea, mingi 15 minutit või. Aga sa saaksid ikka võtta siis järgmise sõna ja järgmise ja. Aga siis mul ei tule, siis ma pean ootama järgmise päevani. Okei, nii et sa ei saa ikkagi nagu. Et kõigil inimestel on üks sõma tänasel päeval ja sellepärast nagu sotsiaalmeedias see läinud nagu väga selliseks viraalseks, et sa jagad, et sul on võimalik oma tulemust jagada nii, et sa ei näita, mis see sõna on, aga näitab, mina arvasin täna 2 arvamisega ära, sain suht kiiresti pihta, minul läks 6 korda nuputasin, mis see sõna on ja jõudsin niimoodi. Ja ikooniline on selline see ülilihtne kasutajaliides, kus on hallid, kollased, rohelised ruudud. Ja võib-olla sa ei ütlegi, mis see on, aga juba saad aru ja juba liiguvad siis sellised kõiksugu meemid ja kõik interneti kultuur selle ümber, et kui lihtne on tänapäeval teha midagi, mis on haarav, kus ei ole seda interneti äri küljes ja võib-olla see on nagu omamoodi selline magnetiseeriv, et midagi lihtsalt. Mulle meenus, ma hakkasin ka ise mõtlema selle peale, meenus kunagi selline, kas mäletate sellist mängu nagu Flappy Bird, maailma kõige lihtsam mäng, kus sa pidid vajutama ekraanile ja siis linnuka lendas ülespoole ja kui sa ei vajutanud, siis ta kukkus alla. Ja see oli mõnes mõttes ka üks Vietnami arendaja tegi selle nagu nii oma tuumikidees nii lihtne, et see on ka ülipopulaarseks, kuigi seal ei olnud ju midagi erilist. Nii et Wordle, ma ei tea, kas me järgmine nädal veel mäletame, mis on Wordle või veebruaris või aasta lõpus, aga igatahes tänasel päeval, sel nädalal Wordle on see asi, mida mängida. No sõnad siis loomulikult on ingliskeelsed, eks ole? Ingliskeelsed sõnad jah, ma võin öelda ära näiteks, no ma ei ütle need sõnu ära, et siis saab igaks proovida ise. Lihtsalt sõnad 5-tähelised, midagi pikka väga ei ole. Kes on Scrabble'it mänginud, siis see teab. No vaata, ta on selles mõttes ju kihvtaks, et kui sa selle mängu esimest korda lahti teed, siis sa lihtsalt pead sinna sisestama mis iganes 5-tähelise sõna. Et ühtegi vihjat, mitte midagi ei ole, vaatad ringi, eks ole, mis su enda ümber on ja paned selle sõna ja siis ta hakkab sulle ütlema, et kas need tähed, mis sina panid, kas need üldse on selles sõnas, kas nad on õiges kohas, no et ta on jah selline, aga mis oli huvitav selle Wordle'i puhul oli see, et ega ei läinudki ju palju aega mööda, kui vähemasti Apple'i äpipoodi tekkisid nii-öelda illegaalsed koopiad sellest mängust. Ehk mingisugused nupumehed olid teinud, vist isegi lõpuks oli neid 10 kaupa või, ma nägin seda nimekirja, see oli 10+ oli kindlasti. Täpselt samasuguseid mänge, väga sarnaste nimedega, millel ei olnud selle algse Wordle'i autoriga mitte mingit pistmist ja pandi müüki ja inimesed ostsid nii et tolmas neid mänge. Ja siis vähemasti ühele sellisele koopia-mängu autorile korraldati Twitteris selline peapesu, et ta pani oma konto lukku üldse ja kadus ära. Ja siis see peapesijate seltskond liikus edasi Apple'i ukse alla ja hakkas seal kõvasti karjuma, et Apple, kes väidab, et nende äpipood on kontrollitud ja turvaline ja igat pidi mõnus keskkond, laseb tegelikult sellist jama läbi, aga eks ta juriidiliselt on ka natukene selline võib-olla nagu ujuv suures, et miks siis ei või teha midagi, mis samas ma tahtsin öelda, et see on tegelikult ju väga libe tee, et ega kuidas sa siis nagu patenteerid või mängu autori õigus on väga keeruline teema. Aga vist juriidiliselt ta ei olnud seda teinud, see Josh. Pani selle kodulehel üles ka, et võib-olla natuke ehmatab esimesel korral, kus sa selle mängu leiad internetist, et kus lehele ma sattunud olen, sest see aadress on www.powerlanguage.co.uk/Wordle, nagu mingi venna kodulehel olevas kaustas olev asi, et see nagu üllatab, aga sul on õigus jah, et see on nagu libe tee, et kas siis ma ei või seda lihtsalt järgi teha, ma saan aru, et te olete vihased kõik, kui ma seda lihtsalt nagu toorelt maha kopeerin ja teen niisuguse äpi ja hakkan raha teenima, aga Apple ütleb, et neil on
kureeritud sisu ja nad ei luba sellist asja. Ja siuke ta on, proovige järgi, kes ei ole proovinud Wordle. Ühte asja ma tegelikult julgustaks, kes on koodiga rohkem sina peal ja no, ma ei kutsu üles nüüd midagi ebaeetilist tegema, aga tehke sellest eestikeelne koopia. Ja ma just tahtsin ka öelda, et võib-olla olekski see õige aeg teha eestikeelne, sest see meenutas mulle natukene see jutt, ma ei ole seda mängu küll näinud ühte, ma ei oska eestikeelset sõna öelda, ma tean, et see mäng on ka eesti keeles ilmunud nii füüsilisel, ka ilmselt ka digitaalsel kujul, inglise keeles oli ta omal ajal Mastermind, aga selle mängu sisu oli sellest, kus üks mängija pani mingeid värvilisi nuppe kõrvuti. Teine mängija pidi arvama, kas värv on õige koha peal või nupp on õige koha peal ja vastas sellele mingi musta ja valge nupuga. See oli väga vana mäng, mis oli juba igasugust ennem interneti aega ja mis nagu natuke meenutab sama loogikat, et sa pead ära arvama selle positsiooni või siis, et kas läks täppi kõik või läks täppi, eks ole, ainult see värv või siis täht selles sõnas, et ega iseenesest see idee oma olemuselt ei ole ju ka, see ei ole mingi väga uus tegelikult, see on lihtsalt nii-öelda idee, mis on natuke pandud maitseaineid juurde ja läheb, nii et väga raske on muidugi öelda, et oi, et ärge tehke, et see oli minu idee, et tegelikult võiks selle vabalt eestikeelseks teha. Ja mis selleks vaja on, tõenäoliselt on vaja eestikeelseid sõnu lihtsalt. Suur nimekiri ja eestikeelseid sõnu. Tegelikult see tüüp võiks ju oma lähtekoodi avalikuks teha, kui ta seda ei ole teinud ja igaüks võiks sinna mis iganes sõnaraamatu külge panna, et ega seal mitte mingit muud kunsti ju ei olegi. Just, see oleks hea mõte. Peaks Joshile kirjutama. Jaa, vaata kui palju häid mõtteid. I'm Hans from Estonia. We like your game very much. Aga igatahes jah, just. Ma arvan, et see Wordle'il on väga hea viis ka enese keeleoskuse mõnes mõttes nagu testimiseks. Et kui palju viietähelisi inglisekeelseid sõnu sa suudad välja mõelda ja need, mida mina olen pidanud siiamaani arvama, on küll väga tavalised sõnad olnud. Et ei ole, viie tähega ikkagi mingit ülikeerulist võõrsõna ongi keeruline teha, aga need on ikkagi päris lihtsasti tulnud ja ma nulliringi peale ei olegi veel seni jäänud, et soovitame mängida Wordlit. Kas me on meil meeles äkki loodetavasti panna link oma saate kirjelduse juurde sellele õigele Wordlile siis. Ja vaata samas, kui see tüüp oleks ikkagi äpipoodidesse nüüd ennast ka mükki pannud, siis oleks tegemist olnud korraliku kullaauguga tema jaoks. No, see on teine küsimus, et kas ta nüüd oskaks selle augu nagu ka ikkagi kuldseks teha praegu, et tegelikult kui sa ikkagi oled teinud, sa oleks teinud valmis toote, mis enda ümber tõmbab sadu tuhandeid, et mitte öelda miljoneid inimesi, siis miks mitte ikkagi mõelda. Mütsid, T-särgid, kindad, sokid, kõik Wordle. Vaata Angry Birdsi kommertsialiseerimine on ikkagi ju väga, väga kõrgel tasemel. Osta nüüd Wordli pajakindad, ainult 9,99. Aga see ei ole see. Seda viimane aeg oleks see ära kasutada. Jaa, Wordli reklaam on tehtud. Aga lähme edasi järgmise teema juurde, sellepärast, et ega pole aega ju kogu aeg nüüd sõnamänge mängida. Cessist me rääkis eelmine nädal, aga Glenn, sul oli veel paar sellist, ütleme, kirssi tordile lisada. Mida on elektroonikatööstus oma talentidega aasta otsa teinud ja nüüd Cessi välja toonud, mida inimkonnal oleks vaja ja mida seni pole me saanud kasutada. Mis sa põnevat leidsid? Ma nüüd ei teagi, kas ma peaks tegelikult alustama nagu sellest naljakamast otsast või tõsisemast otsast, aga pigem ikkagi võib-olla sellest, kus on siis mõlemad kombineeritud ehk maski kandmise kohustus on endiselt ju aktuaalne. Nagu näha on, see ei kao veel ära, võib-olla ei kaogi meil ära, aga võib-olla ikkagi kunagi kaob, aga sellest pole ennast siis üldse lasknud häirida Ukraina tegusad noored, kelle nimi siis on Kudi nagu Q, nagu te kirjutaksite Audi, aga esimese tähe asemel paned Q, nii et kui sa paned otsingusse muide Kudi, siis Google parandab kohe ära ja näitab sulle kõike, mis ta teab Audidest. Nii et selline firma on siis valmis teinud maski, mis koosneb piltlikult öeldes suusaprillidest ja maskist. Ja nad on siis kokku üks tervik, kui sa selle mõle ette paned, siis su nägu on üleni kaetud, silmad on üleni kaetud, aga asja siis teeb loomulikult elektrooniliseks see, et seal on mustmiljon ehk vist 200, kui ma nüüd ei eksi, umbes 200 LED-i, need on värvilised.
et tegelikult kogu sinu näopind on siis nagu üks ekraan. Ehk et siis see mask sel ajal, kui sina räägid, siis imiteeritakse sinu suud, mis käib üles-alla. Sinu silmi imiteerivad siis prillide peal olevad ringikesed ja see kõik kokku näeb välja, kuidas ma nagu meenutab mulle nagu sellist Daft Punki meeste prototüüpe. Just, on küll, YouTube'is on video selle kohta, et otsi üles vaadake, näete, seda on raske kirjeldada, aga sul on nagu näo nagu see koroonamask pluss siis suusaprillid ja kõik see vilgub ja blinkib ja tiirleb. Ja selle teeb muidugi siis nagu selliseks, kuidas ma ütlen, interaktiivne nagu vale sõna, aga selliseks väga orgaaniliseks just nimelt see, et seal on sees ka asendisensorid, see mask siis reageerib päja asendile, eks, kui sa noogutad, siis ta ütleb kohe, et yes roheliselt ja läheb roheliseks ja kui sa raputad pead, on ta siis punane ja ütleb no. Pluss seal oli veel mingid animatsioone, see suu liikumist oli juba juttu ja muidugi saad siis äpist sinna Mustmiljon ka erinevat animatsiooni teha, näidata diskovalgust, mida iganes. Tegelikult see on nii-öelda naljakas, totter, aga samal ajal ka omamoodi nagu geniaalne, et kui ma ikkagi läheks täna panga uksest sisse selle maskiga ja seal oleks mul peal siis kas kiri jah või ei. Ma nagu ei kujuta ette, kui kaua kuluks, et ma avastaks ennast kuskil põrandal pikali, et see on äge tegelikult ja seda saab tõesti osta, see on ostetav toode. Küsitakse küll selle eest üsna nii-öelda kobe summa raha, $289. Aga see on väärt seda, ma arvan. Aga mul isegi tekkis nagu kiusatus, et ma peaks selle maskiga mõned inimkatsed äkki tegema. Ja tundub, et seal käis fännibaasi on, et ta ei tundu nagu olevat selline, nagu Ukrainast on viimasel ajal tulnud selliseid skeeme, et saada raha meile ja meie saadame sulle siis pärast võib-olla midagi. Et nii et selles mõttes ei oska midagi öelda, et kas selle maski saab, aga lootust on ja kui nad juba CES-ile jõudsid, siis ikkagi äkki need maskid on päriselt. Tundub, et see on ka nagu selline peegeldus sellest ühiskonnast, kus me elame, et nagu kurat, kui me elame niimoodi, et me oleme kõik maski all, siis keerame seda vinti juurde, et siis on. Igatahes, et see on täiesti respekt, et selline asi on tehtud, siin on pandud ju kõvasti raha alla, see ei ole tegelikult ju see, et tulid lihtsalt poisid ja tüdrukud kokku ja kleepisid suusaprillid asjad kokku, et see on tehtud tõesti korralikult tööd ja korralikult arendus. No siis ma vaatan videost, et see on üks selline režiim nagu politsei, et sul on vasak näo poolkera nagu plingib siniselt ja parem punaselt vaheldumisi. Et see oleks päris hirmus, kui jookseb sinu poole vilkur mees. Kindlasti tasub seda vaadata, aga ega sellega CES kaugeltki ei piirdunud, et seal on tegelikult selles mõttes on tore, et sellised suured messid ongi ju kohad, kuhu iseenesest ei tulda võib-olla kohale millegagi, mis tehakse ainult selle jaoks, aga tegelikult kui sa selle väljamineku teed ja sinna lähed, siis ikkagi press korjab siit nii palju üles ka võib-olla selliseid vanemaid asju või mingeid asju, mis ka nagu see mask, eks ole, see mask ei olnud suugi nüüd mingi jaanuariks valmis tehtud, see on tegelikult juba eelmisest aastast, kui ma ei eksi, vaata, et keskelt juba saadaval, aga näed, me ei teadnud sellest, eks ole, sest et see ei jõudnud kuskile. Aga võib-olla mõnevõrra tõsisem teema, mida on siis teinud tuntud sülearvutitootjad nagu Asus ja Lenovo. Et Asus näitas seal siis painduvat arvutit, kui Samsung teeb painduvaid telefone, siis oli ju tõesti ainult aja küsimus, et millal võiks siis kokku painutada terve nii-öelda läpaka või sülearvuti ja 17-tolline arvuti, mis siis on lahti painutatult, on ta siis 17 tolli ja 4.3 küljesuhtega suur ekraan, OLED. Ja kui sa ta siis kokku painutad, siis ta on nagu 12-tolline laptop, mille ühel pool on siis klaviatuur ühe puute poole peal ja teise puute poole peal on ekraan. Ja sinna juurde saad ka võtta siis veel sellise füüsilise klaviatuuri, kui sa tahad näiteks kasutada seda 17-tollist ekraani siis nagu eraldi ühe suure ekraanina. Et ma isegi ütleks, et see ei tundugi üldse väga halb mõte ju või kuidas? No see on asi, mille ma kujutan ette, et käega järele proovides saab selgust, et kas ja kuidas see töötab, et see võib olla nagu võib-olla täiesti kasutu, aga võib-olla päriselt annab sulle mingit ekraanipinda juurde ja kasutada. No ja see on päris asi. See on tõesti päris asi, et see ei ole nüüd mingi prototüüp Asus ZenBook 17, aga mis on ka päris asi ja mis muidugi mõnes mõttes nüüd tundub natuke võib-olla selline lõbusam on siis Lenovo ThinkBook Plus Gen 3, mis siis nimelt kombineerib siis nii-öelda esmapilgult tavalise sülearvuti, aga ekraan on 21.9 formaadis ehk väga laia ekraaniga, 17.3 tolline, aga siis klaviatuuri poole peal on siis nagu üks iPad, nagu üks
nagu üks puuteekraan on klaviatuuri kõrval. See kokku läheb nagu lihtsalt natuke selline tunne, et noh, mul ongi sülearvutis, ma olen teipinud sinna selle pad'i, aga väidetavalt siis kogu selle terviku mõte on selles, et see pad võib siis olla näiteks pliiatsiga joonistatav selline digiteerimislaud, sa joonistad sinna pad'i peale pliiatsiga mingeid asju, suurel ekraanil on sul näha see suur pilt kohe, et kuidas see pilt siis päriselt välja näeb, ekraanil, väiksel ekraanil on ta suumitud või on seal siis mingisugused, kuidas ma ütlen, brausimiseks mingid ikoonid või pisipildid, sa valid neid ruttu, suurel ekraanil saad sa kohe lahti võtta, neid töödelda. Või siis lihtsalt ka need ekraanid omavahel ühendada, kui sa mingil põhjusel tahad tõesti nagu veel mingit kuidagi orgaanilisemalt suurt ekraani. Et iseenesest, kui keegi seda tõesti nagu päriselt kasutama võib-olla õpiks või tahaks, siis see võib ka tunduda äge, aga jällegi pildi pealt see näeb muidugi välja küll selline, et osas mina olengi imestanud, et Lenovo tegelikult või respekt, et ta nagu sellise asja valmis tegi. Et kui see oleks lihtsalt keegi, kes prooviks midagi totrat, siis oleks usutavam, sest et see välja näeb küll ja selline nagu me ennem saadet siin just arutasime ja Ants tabavalt mainis meile. Mulle meenutab, ma lugesin seda pealkirja sealt, et see on nagu tõeline samm edasi produktiivsuses, siis mul tuli meelde, et need nokamütsid, mida müüakse, samm edasi produktiivsuses, mille külge sa saad riputada, on need õllepurgid ja sealt tulevad kõrred suhu, et see on väga produktiivne. Ja ma arvan, et igaüks, kes mõtleb, et äkki see jääb nüüd Glenni kuulama ja isegi usub, et äkki on tõesti tore arvuti, siis võtke oma sülearvuti, nii, võtke see praegu ette ja siis klaviatuuri nagu paremale poole, pange oma telefon ja selle kõrvale siis veel üks telefon, laenake kokku, pange need telefonid sinna niimoodi kõrvuti ja siis kasutage. Ja siis mõelge selle peale, et esiteks, kui ma vaatan neid Lenovo pilte, see nagu te ise ka vaatate, näete oma seda Monstrum sülearvutit, mis te just tegite, see on erakordselt kole. See puuduvad igasugused mõistlikud proportsioonid, siis see parem käsi jookseb kogu aeg üle nende puutetundlike ekraanide, kui sa tahad näiteks enterit vajutada või ööd vajutada või midagi sellist on ju. Ja lõppkokkuvõttes ma ei saa ikkagi täpselt aru, et kui Apple'i see mitme aasta pikkune agoonia tõestas väga ilusti ära, et inimesed ei taha sülearvuti külge 2 ekraani. Ja neil ta oli veel enam-vähem mõistlik selline riba, siis Apple'il ainult riba tuletan meelde, see on ikkagi liiga väike. Aga kas mitte Lenovol endal ei olnud see, kus oli päriselt oligi üldse 2 ekraani, et klaviatuur ei olnudki vaata, et oli ülemine ja alumine ekraan. Ja natuke see sama puutetundlik kontseptsioon ju läheb ka sinna kanti, see asuse oma, et sul on üks suur ekraan. Te võite kõike kritiseerida, aga kuulake, mis Lenovo ütleb. Live a life less ordinary. Natuke vähem harilikku elu. Meil tuli mingi mõte ja see on erakordselt kole, aga kellele me seda müüme? Me müüme seda inimestele, kes põhimõtteliselt tahavad erineda ja samas neil on väga halb maitse. Aga samas ikkagi, mina tahaks ikkagi siin näha positiivset, et tegelikult on ju see nii äge, et sellised tuntud tootjad ikkagi lihtsalt ei vorbi neid samasuguseid arvuteid, millest me siin praegu räägiksime, eks ole. Aga näed, me saame praegu rääkida vaata kui paljudest asjadest, sest et neil on nagu julgust ikkagi eksperimenteerida, et kas see tõesti aasta pärast ka on või on midagi jälle uut, aga vähemalt ju tehakse, eks ole. See tuletab mulle meelde, Glenn, asja, mis ei ole küll CES-i kaup, vaid mis on nagu päris kaup ja on maailma üks hinnatumaid 13-tolliseid sülearvuteid, Dell XPS, siis nende uuel versioonil on sisuliselt see sama Apple'i, mis selle puutetundliku riba nimi nüüd oli? Touch bar. Et sellel on sisuliselt see touch bar on nüüd Delli XPS-i peale tõstetud ja võt sellest ma nagu ei saa küll aru, et tõesti, sul on nagu konkurent ees, kes täpselt samasuguse arvutiga mitu aastat tõestas, et inimesed ei taha seda touch bari ja nüüd siis kusagil Dellis tehti koosolek ja otsustati, et me ikkagi teeme nüüd selle sama asja, mis Apple'il tööle ei hakanud ja ma ei tea, paneme selle oma kõige populaarsema arvuti külge, pluss mida nad sealt ära võtsid, võite 3 korda arvata selle arvuti küljest, kõrvaklapi pesa, läinud ja võt selle koha peal mina enam nagu ei saa aru, et kõik on Apple'i puhul kartnud seda ja ma isegi kartsin ja ausalt öeldes iga kord, kui uus Apple'i arvuti välja tuleb, kergelt nagu süda väriseb sees, et kas see õnnetu ümargune 3,5 milline auguke on seal või ei ole, on ju. Ja siiamaani on olnud, Apple'il on tervet mõistust seda mitte ära võtta, aga miks peaks nagu tööarvutil, mis on inimeste üks lemmikarvutil, miks peaks selle ära võtma üldse, mida sa võidad sellega? Et see tundub mulle nii arusaamatu ja kliendi vaenulik. Aga samas klient on loll, nad lähevad ikka ostavad seda ja võt see tundub mulle veel arusaamatu. Ma hakkasin sinu õttu peale seda uut Dell XPS 13 vaatama, 13 pluss on ta vist ja see
sa võid öelda, mis sa ütled, aga see näeb pagan ilus välja, sest see on nüüd, ta kindlasti ei näe välja Maci kloon, et ta näeb selline välja nagu puhas valge leht, valged klahvid ja see touchbar ei ole mitte sihuke silmatorkavalt mingi ekraani riba seal, vaid lihtsalt ma saan aru, et need on siuksed siis valge erineva funktsionaalsusega nupud, et ta nagu ei, ma näen, et ta nagu ei võta mult midagi ära või ta ei ole sunni peal, et ta kuidagi näeb, mul on esimesest pilgust nagu ja kuidagi avaldab muljet see uus XPS. No ma arvan, sa peaks ikkagi selle Lenovo arvuti ennem võtma, et see on produktiivsem kindlasti. Ma ei saa aru üldse see, mulle tundub, et mingi inimene, kes Apple'is disainis selle eelmise väga vihatud klaviatuuriga sülearvuti igasuguseid mudeleid, et see on nüüd Delli läinud või on Apple ta maksab ise ta palga ja saatis ta Delli, sest et see Delli uus klaviatuur, mida sa kiitsid, ta näeb jube kihvt välja. Aga Apple suutis jällegi mitu aastat oli agooniat, kus nad tõestasid, et see madal klaviatuur, kus sa eriti nagu sõrmega klahvide vahel vahet ei tee ja käik on madal, see ei ole hea. Ja nüüd, palun väga, on Dell toonud välja lihtsalt Apple'i kõigi aegade kõige kehvema sülearvuti koopia ja pannud selle oma kõige nagu müüdumasse liini. Minu mõistus ei võta seda, kas nii et ühesõnaga kõik sülearvuti tootjad praegu, nagu me aru saame peale Apple'i tegelikult tegelevad jamaga, tuleb välja. Ei tegele, näiteks Lenovo tegeleb ikkagi ju sellega, millega ta mitukümmend aastat tegelenud, eks ta musti arvutit ja teeb seda hästi. Ei ole probleemi. Lenovo tegi ka selle arvuti, küll, aga ma tahtsin veel öelda siin veel CES-i jätkuks või lõpuks, et iseenesest see tehnoloogia, mida seal näitas Google muide, mille nimeks on Ripple ja mis natuke haagib ka Senglediga, kes Sengled on siis tuntud lambitootja, kui keegi võib-olla on kuulnud või ole kuulnud, kes teeb selliseid nutilampe, mida sa saad siis telefoniga värve muuta ja nimelt jutt käib siis radarist, mis on... Kuule, sellest Sengledist me rääkisime Meelis Väljamäega eelmises episoodis, sellest pirnist, mis siis mõõdab sinu tegevust. No see on sama asi, tegelikult Google Ripple ongi seesama, ongi radari tehnoloogia. Ehk et see on tehnoloogia, mida siis panna nii mobiilidesse, kelladesse, kuhu iganes, mis siis kaugelt tuvastab tegevust. Ehk et selle asemel, et sa siis öösel oma käekella paned käe peale, et see sind monitoriks, on sul lihtsalt telefon öökapi peal ja seal sees on Google Ripple'i tehnoloogia ehk radar. Ja see radar siis vaatab parajasti, kas sul rindkere tõuseb, langeb või on seisma jäänud ja kõiki muid selliseid asju. Kutsub kiirabi või? Jah, no miks ka mitte, eks ole nüüd. Kui ma kõhuli magan, mis siis saab? No ära küsi keerulisi küsimusi, võib-olla ta vaatab siis keha muid piirkondi või kuidas need liiguvad, eks ole. Ja noh, jah, eks küsimus on tegelikult tehnoloogias, aga see tundub üsna loogiline suund, kuhu võiks ju see tervise monitoorimine küll minna, iseasi, kes see jälle meile meeldib, et nüüd lambid ja telefonid ja võib-olla lõpuks ka meid ja seinad, et hakkavad kogu aeg vaatama siis, kes käib, kui kiiresti käib, kas ta hingab või on parajasti pikali kukkunud, aga see ühtlasi, Glenn, mis sa räägid, ma mõtlesin juba eelmises saates, kui me Meelisega rääkisime, ma mõtlesin selle peale, et siit hakkab välja kooruma nagu tõeline nutikodu. Eks mitte see, mida meile on 10 aastat proovitud nutikodu pähe müüa, et plaksuta ja pirn läheb põlema juhul, kui tuul puhub idast ja kell on 23:30 on ju ja koer on teises toas. No, et sellised reegleid ei suuda keegi normaalne inimene välja mõelda ja teha ja veel vähem nende järgi elada, aga siit juba midagi paistab ja noh, kui me vaatame nüüd seda elektriarvete ümber toimuvat, siis minu meelest on ka ikkagi täna täiesti reaalne tellimus olemas paindliku elektri kasutamise juhtimise peale, eks täna, seda on raske teha, et see sama jutt, et pese pesu öösiti, no head inimesed, peske ise kurat pesu öösiti, et pane endale äratuskell 3:30 ja mine pese, siis istu 2 tundi üleval ja oota, on ju. Et see ei ole nagu reaalne, et seal on täna ikkagi palju klotse on puudu, aga midagi juba saab teha ja mulle tundub, et tarbijate ootus on, nii nagu me Covidi kevadel läksime 1 nädalaga üle kaugkoosolekutele, no kus oli enne aastaid oli virisetud, et ei saa minna ja vastik ja ei oska ja kole ja ei taha ja siis kõik läksid üle. Et võib-olla see kõrgete elektrihindade šokk tegelikult oleks hea hüppelaud minna ka üle, ainult et neid Zoom'e ja Teams'e ja Meet'e selles nii-öelda kodujuhtimise maailmas ei ole täna olemas.
ei ole on ju ühte sellist lahendust, ma jalutan poodi, ütlen palun mulle see, lähen koju, 5 minuti pärast juba elu on parem, kahjuks ei ole veel. No vaat selle koduga ongi ju see lugu tegelikult, et see nii-öelda nutikas kodu ongi, ta on ühelt poolt ju hästi kaua olnud juba olemas, ma ütleks, et mingi viimased 10 aastat vähemalt on olemas kogu aeg see nutikas kodu kõikidel firmadel ja räägivad külmkapid pesumasinatega ja vastupidi ja tegelikult kui sa oled ise nutikas ja sul on raha, tahtmist ja sul on kodu, siis sa iseenesest võid tänapäeval teha juba oma koduga ikka väga-väga palju asju ära. Aga teistpidi, kui sa nagu ei taha sinna panustada või ei viitsi või see ei ole nagu sinu huviala oma kodu metsikult automatiseerida, siis iseenesest on väga raske ka sinu rahakotti või sinu koju nagu nende asjadega tegelikult jõuda, et see ongi nagu see koht, kus sa pead kuidagi jah, on need inimesed, kes ilmselt ka need Sengledi lambid omale kruviksid ja oleks väga rõõmsad ja on ilmselt teised inimesed, kes ei taha kuuldagi midagi mingitest radaritest, eks ole. Aga kui see radar aitab mul ka nii-öelda energiasäästu organiseerida, küte selle järgi, et kas inimene on või ei ole ja ei muidugi. Et võib-olla mitte radar, aga midagi muud, et see on jume on. Kuule, aga ma tahtsin sult kuulda veel ühest, see on ka tegelikult nutika koduseade ju, see on siis Noveto, räägi, mis Noveto teeb kodus. No Noveto teeb seda juba ka viimast 3 aastat ja nad kuidagi ei saa seda valmis, et võib-olla seda siis ei ole kellelgi vaja, aga iseenesest see on asi, mis võiks ju ka ütleme sellises ühiskonnas, kus me istume ekraanide taga ja ei taha olla kõrvaklappidega, meil kõigil on praegu peas muidu kõrvaklapid, et siis Noveto pakub sulle kõrvaklappe, millel ei ole kõrvaklappe. Ehk et see on nagu väike selline soundbar või riba, kõlar on siis võib-olla eestikeelne sõna, mis istub sul arvuti monitori all või peal laual ja kus sees on siis mingid maagilised, mulle tundub, kõlari elemendid väidetavalt jääb see, mulle jääb väga segaseks täpselt, kuidas see tehnoloogia töötab, et see tundub nagu mustkunst kõik, aga siis ultraheli ehk siis kõrgemate sagedustega, kui inimene kuuleb, tekitatakse siis sinu kõrvade juurde mingid virtuaalsed sagedustaskud, mis on siis selliste helidega, mida sa parajasti kuuled. Ja ühesõnaga kokkuvõttes kuuled sa heli nagu kõrvaklappidest, aga sul ei ole kõrvaklappe. Ja teised ei kuule siis või, kui mina sinu kõrval teised ei kuule, teised ja väidetavalt oli nii, et jah, kuni meetri kaugusele siis mingisugust sisinat ja susinat kuuled. Aga kui sa oled juba kaugemal kui meeter, siis enam ei ole isegi sisinat ja susinat. Aga see inimene, kes siis on seal fookuses, see inimene kuuleb siis väidetavalt sellist väga endasse haaravat ja igast ingliskeelset terminit 3D heli ja see seade siis, eks ole, ka trackib siis kuulaja pead, ehk ta jälgib kogu aeg siis sensoritega parajasti, kas sa vahid otse või vaatad aknast välja või vaatad kõrvale ja siis vastavalt neid helitaskuid siis kuidagi kohendab. Aga see firma tegelikult, ta oli nüüd järjekordselt CES-il ja järjekordselt näitas ja järjekordselt lubas, et kohe nüüd hakkab tulema, aga tegelikult on ta seda juba päris mitu aastat lubanud, et kohe hakkab see asi tulema, et kas siis on see asi nüüd nii kallis või nad ikka ei saa seda päris nii valmis, nagu nad tahavad. See on väga kihvt asi, mul on üks aga ainult see, et ma olen seda juba kasutanud. Kes on käinud näiteks Tartus Eesti Rahva Muuseumis, seal on niimoodi, et suur saal on ja siis lähed mõne eksponaadi juurde, kus video mängib, vaatad, et mingi vaikuses mängib video ja astud sinna eksponaadi ette, siis sa kuuled selle video heli. See on siis ülevalt laest on suundkõlar, mis on ainult niimoodi, et sa kuuled ainult seal kohe, et okei, ma saan aru, see Noveto on vähe peenem asi. No tõenäoliselt ta ei ole ikkagi suundkõlar, et ta on nagu midagi, mis vähemalt nende enda kirjade järgi on midagi, see tehnoloogia on vähe teistsugune, aga ideaalis, kui see töötaks, see oleks nagu ülimalt praktiline asi, sest vabandust, ma tegelikult ka ei taha oma kõrvalestade peal sees küljes päev läbi midagi hoida, aga samas digitaalset soundi mul on vaja. Jah, kui sa tahad kuulata lihtsalt muusikat või kõndida tänaval, loomulikult kõrvaklapp on kõrvaklapp, aga tõesti video mingid koosolekud või sellised asjad, kus sa tahad istuda ruttu arvuti taha, teha asju ja sa ei taha kõrvaklappe ja sa ei taha, et keegi teine võib-olla otseselt pealt kuulaks. Et äge toode, aga kas see nüüd järgmisel aastal on jälle CES-il ja jälle kohe jõuab või nüüd hakkab päriselt jõudma, eks seda ei tea, et muidugi võib ise vaatama minna, noveto.com on nad täitsa olemas, üritavad seal niivõrd kuivõrd vist isegi seletada, mis imepärast kuidas nad seda tegid siis kasutab, aga see põhiline sõna on ultrasoonik. Seal ei ole nuppu osta, et seal osta. Ei, seal ei ole nuppu osta, liitu meie uudiskirjaga. Aga seal on mõte väga kihvt, mina näiteks, ütleme kodu on võib-olla üks asi, kus seda kasutada.
ka täiesti reaalne kasutuskoht oleks auto, kus on võimalik ju väga siis lihtsasti auto jagada 2 kindlasti, kui mitte näiteks 4 või suurema auto puhul näiteks 6 eraldi tsooniks, et keegi kuulab tagaistmel hip-hopi ja ees saab kantrit kuulata, on ju. Et see oleks, ma arvan, päris kihvt. Aga ja noh, isegi autos, mis ka tihtipeale, kas just see on probleem, aga on ju hands-free kõned teadupärast ja võib-olla on nii mõnelgi inimesel olnud piinlikke hetki, kus ta võib-olla on autos inimestega ja siis tuleb ta mingi kõne, see on kohe hands-free ja sealt keegi mingite ropendavate sõnade saatel küsib midagi või hoopis ütleb midagi vastupidi väga inkrimineerivat sulle kohe on ja siis, kui sul on selline süsteem, väga äge, nii et ja absoluutselt auto puhul võiks igati toimiv olla. Kas me suundume nüüd sujuvalt edasi tulevikust olevikku, aga püsime sama organi juures? Suundume tagasi tulevikust olevikku. Õigus. Järjekord läks hästi, see on nii keeruline skeem. Tegelikult on kindlasti võimalik argumenteerida, et samamoodi nagu maakera on ka aeg ringikujuline ja kui sa ajas piisavalt kaua edasi lähed, siis sa jõuad tänasesse päeva tagasi. Nii et võime minna hästi kiiresti edasi, et jõuda siis sinna, kus me tuleme. Sellepärast tulebki alati ikkagi uus tramm, kui sa eelmisest maha jääd. Aga samas me püsime paigal, sest me rääkisime ennem kuulmisest ja räägime edasi ka kuulmisest. Kõrvaklappidest. Jaa, ma saan nüüd aru, et see on see koht, kus ma peaks rääkima hakkama kohe. Võib-olla sissejuhatus läks. Ants tegi mina sissejuhatuse. Võta üle, sest meil läheb siin rappa. Sa tegid, Glen, põhjalikku tööd kõrvaklappidega ja kuulasid läbi klapid, mida saab osta Eestist, saab osta neile, kes tahavad kanda siis klappe, mis käivad kõrva peale. See oli üks kriteerium ja teine kriteerium oli, et nad on juhtmevabad, on nii? Jah, no ma just kuulasingi, et see oli väga keerukas sissejuhatus, mis ma mõtlesin, kus sa välja jõuad sellega, et põhimõtteliselt on kõrvaklapid, mida saab panna kõrvade peale. Et selles mõttes tõesti, et sa ei pea neid toppima siis kõrva sisse, need ei ole siis need nii-öelda need nööbid, vaid on siis nagu suured klapid, mis said alguse, või ütleme, et see, noh, ma olen kõrvaklapi võrdlusi teinud ka ennem ja neid kõiki kuulanud, aga et kõik ausalt ära rääkida, see algaski tegelikult nendest Apple'i klappidest. Alguses ma võtsin ainult need Apple'i klapid, kuulasin siis neid ja mõtlesingi nendest siis rääkida ja kirjutada, aga siis ikkagi vaatasin ringi, et viimaste aastatega, täpselt 2 aastaga ennem, mida ma ennem ka võrdlesin, on päris palju juhtunud ja siis ikkagi ilma eriliste probleemideta kogunes 10 paari selliseid Apple'i konkurente, kuhu hulka siis kuuluvad kuulsalt need Sony 1000 XM4 on siis need Sony klapid, mida ilmselt kõik teavad, kes vähegi kõrvaklappidest on olnud huvitunud, need on need Sony kõrvapealsed klapid, loomulikult Bose on endiselt pildis ja kõik. Sony ja Bose on siis need 2 etaloni, mulle tundub, mille järgi nagu pannakse paika, et need on need kõige paremad, juhtmevabad, müra sommutavad, suured, nii-öelda lennuki kõrvaklapid, reisidel kandvad on ju. Ja just, ja noh, Apple tuli nüüd välja enda klappidega, mis siis tegelikult nagu hüppas nagu piltlikult öeldes konkurentidele kohe kraesse kinni, eks ole, et kas siis on ägedam või ei ole ja tegelikult ma sain teada päris huvitavaid asju, ehk et võib-olla see on muidugi minu probleem, et loomulikult inimestel on kõrvu nii palju, või tähendab inimesi on nii palju kui kõrvu või vastupidi, et kõrvu on inimestel 200 rohkem, aga ma tahtsin öelda seda, et nii palju on maailmas inimesi on ka erinevaid kõrvu. Et see tähendab siis seda, et alati peab muidugi ise kuulama, ise veenduma, kas see nii on, aga ma pean ütlema, et selle 10 sellise kõrvaklapi, 10 valiku, kuhu siis tegelikult, kui ma ruttu need nimed ette vuristan, seal olid Apple, seal oli Bowers Wilkins, tuntud selline audiofirma, Bose'i uued mudelid, Quiet Comfort 45, mis ei ole muide kõige kallimad, Bose'il on endiselt see vanem mudel 700 veel olemas, Bang & Olufsen, Beoplay HX, mis on muide päris uus mudel, Dali, kuidas on moodsam öelda, IO6, mis on suhteliselt ka siin paari aasta vanune mudel, Denon, suhteliselt ka vana mudel, JBLilt väga uus mudel, Tour One, Sennheiser Momentum 3 Wireless, mis on ka juba suhteliselt vanem mudel, Shure Aonic 50, pigem värske mudel eelmisest aastast ja siis ka Sony VH1000 XM4, mis on nüüd tänase seisuga ka juba üle aasta vanad, aga ega neid nii tihti ei uuendata, nii et ikkagi igati kaasaegne, et selline üsna väärikas rida. Aga kui ma nüüd heli kvaliteedist, ma kõigepealt ütleme, et sa võidki seal jääda võrdlema mida iganes, kas mürasummutust või mugavust või suurust, eks ole, või minu pärast kas või hinda, eks ole, aga ikkagi kõrvaklappide puhul heli kvaliteet
võiks ju olla ka oluline, noh, sest ikkagi need on ju kõrvaklapid ja algavad ju ikkagi ja lõpevad helist, eks ole, et parimad absoluutselt klapid, kes siis nagu teistest ikkagi selgelt eristusid üllataval kombel, ei olnud siis üldse need nimed, keda sa siin just nimetasid. Nii, ei olnud Sony ega Bose. Ei Sony, ei Bose ega Apple. Trummipõrin. Vaid see nimed olid siis Bang & Olufsen, Tali ja Shure. Ehk et need 3 klapifirmat, ma ütleks, et Shure'i ma isegi tõstaks esikohale heli poolest, et Shure'il on õnnestunud teha väga hea heliga klapid, väga loomuliku heliga klapid ja ka Bang & Olufsen. Sorry, ma ise ka ajasin praegu segamini, ma ise kahtlesin, kumma ma esimeseks panen, kas Bang & Olufseni või Shure'i. Nad on mõlemad väga head, et tegelikult Bang & Olufsen sai küll seal tõstetud ettepoole, aga see ei tähenda suugi, et Shure oleks palju halvem ja Tali ka väga hea. Et kõik 3 on muidugi üsna niivõrd kui võib-olla eksootilisemad. Bang & Olufsen on ka suhteliselt kallis. Bang & Olufseni see uus HX klapiseeria on 500 €. Ütleme, et Apple'ile jääb natukene alla, aga ikkagi ju tunduvalt kallim kui Bose või Sony, eks ole. Bang & Olufsen on tuntud nimi, siis Shure on nagu helitehnika maailmast, mina tean, aga Talit. No Tali on Neid on ka väga tuntud audiobränd ja just nimelt. Mainstream high-end on ja Tali puhul on veel tasub mainida see, et Tali üldse kõrvaklappe kui selliseid, Tali valikus ongi täpselt 2 klapid ja need ongi tema esimesed klapid. Tali tuligi paar aastat tagasi välja siis nii IO6-ga kui IO4-dega, millel ei ole aktiivset mürasummutust. Ehk Tali on olnud seni ainult selline suuremate asjade tegija nagu kõlarid, eks ole. Aga ka väga positiivsed üllatas mind ka JBL, mis on ikkagi kasutame terminit odav klapid selles võrdluses, makstes ainult 250 €. Et tegelikult JBL-i heli oli ka väga kannul sellel esikolmikul, keda ma nimetasin ja JBL-i heli oli küll paksem, selline bassisem, ütleme bass on üldse tänapäeval väga moes, et JBL-is samamoodi seda bassi oli seal kõvasti, aga JBL-i äpis on väga hea eku, sa saad basse vähemaks keerata, kui sa parajasti tahad. Nad on ka väga mugavad, väga sellised, tõesti võib-olla Sony või Bose'i koopiad, eks ole, välimuselt siuksed, mitte midagi ütlevad suhteliselt, mitte koledad. Et lihtsalt sellised head reisiklapid käivad suhteliselt väikseks kokku ja teevad tegelikult head häält ja maksavad ainult 250 €. Ja nüüd siis seesama nii-öelda kolmik Apple, Sony ja Bose või Bose. Ausalt öeldes nad kuidagi heli mõttes, mina paigutaks nad ka kõik kuidagi suhteliselt ühte auku ja nad jääks sinna keskele, et mina ei saa sellest Sony XM4 või Sony 1000 XM seeriast väga aru, ta on selline vatine, ta koloreerib nagu kõrget sagedust ja muidu sama teevad ka Apple'i klapid, et nad, nagu ma Apple'i klappidest rääkides mainisin juba, nad teevad tegelikult igasuguse muusika samasuguseks. Kui sulle meeldib selline, kus on nagu rohkem kõrgeid sagedusi, vähem keskmisi sagedusi, vatine, padjane helipilt, siis see ongi äge, kui see sulle sobib, siis kõik muusika, mis sa läbi nende klappide kuulad, muutubki selliseks. Sina oled vana masteringi mees, sinu töö muutub mõttetuks, vahet pole, kuidas sa keerad seda edasi-tagasi, need klapid mängivad samamoodi kõike. Täpselt ja see kuidagi ärritab, et minu jaoks kõrvaklapp võiks olla selline, et kui ma kuulan hästi miksitud muusikat, see kõlab hästi, kui ma kuulan halvasti miksitud muusikat, see kõlab halvasti, mitte nii, et kõik kõlab ühtemoodi, et Apple'i klapid teevad seda sama asja, et nad muudavad kõik nagu selliseks õhulise tekiga kaetud helimassiks, eks ole. Et teistpidi küll, aga mürasummutus, sellest võiks ka paar sõna rääkida, et selle koha pealt peab küll ütlema, et täpselt seesama keskpärane kolmik on ikkagi kindel esikolmik. Ehk et Bose 45 Quiet Comfort, see on täiesti hämmastav, kuidas kõik on vait, kui sa need kõrvaklapid pähe paned, et just ka kõrgemate sageduste osas, kõik mingisugused väiksed naginad, krõbinad, mis iganes jutuajamist, seda enam ei ole. Et Bose'i mürasummutus ikkagi oli täiesti uskumatu ja Apple ei jää palju maha kui üldse, et Apple tegelikult summutab madalaid isegi rohkem, et Apple'i klapid kumined ja kõmined võtavad Bosest veel ära grammi võrra paremini, aga Bose'i puhul just see ülemine ots, kesksagedused, et see oli täiesti hämmastav. Sony on nüüd, ma ütleks natuke isegi Sony pigem 3. kohal, et Sony on ka väga hea mürasummutusega, aga mitte päris Apple'i ja Bose'i tasemel. Et muidugi ja kõik need 10 paari tegelikult mürasummutavad väga hästi ja seal kõige kesisem oli kus Shure. Et Shure'i mürasummutus oli võib-olla kõige tagasihoidlikum, aga kõik ülejäänud 9
võtavad müra väga hästi ära, nii et selles mõttes oligi sihuke hästi kummaline olukord mul nagu lõpuks, et kui ma nagu helikvaliteedi järgi võtan, siis ma võtaks võib-olla sealt, nagu ma ütlesin, Bang & Olufseni, ma tahaks võib-olla head mürasummutust, siis ma võtaks hoopis Bose'i klapi, kui ma tahaks sellist trenditoodet välimuse mõttes, noh siis ma peaks vist võtma Apple'i klapi, eks ole. Mis ma siis nagu, noh, ma nagu ei saagi ühte siis sealt kätte. 3 paari, jah. Sa pead ostma jah, hommikul ärkad üles, vaatad, mis ilm väljas on, mis riided selga paned, kuhu minek on, mis tuju on. Aga selle heli kohta ma tahtsin öelda, et see selline vatine heli on tegelikult ju pikalt ka olnud natuke nagu moes, eks. Et ega need Sony ja Apple ilmaasjata oma heli selliseks ei keela. Kindel see. Ja sealt teist poolt tuleb vastu ka põhjus, et ega tänapäeval väga palju muusikat ongi väga ebaühtlase kvaliteediga ja jube nöga on, kui sulle mingi laul väga meeldib, aga sa ei saa seda kuulata sellepärast, et noh, inseneritöö on nagu kehvasti tehtud. Ja kolmas argument või kolmas nagu väide selle poolt, no see, kui ma autot ostsin, siis vaata Volvodel on see kelle iganes toodetud super helisüsteem võimalik osta. Ma ei mäleta, mingi väga tähtis audiofirma, kes seda teeb. Ja ma käisin sellega sõitmas ja ma otsustasin mitte valida seda. Ma võtsin tase allapoole Harman Kardoni, mis on selline JBL-i, kas nad ongi, minu meelest kuuluvad kõik sinna Samsungi ja, nad kuuluvad samasse gruppi, jah. Ja see minu teada on Samsungi käes, kui ma nüüd väga mööda ei pane, Meelis kindlasti teaks. Aga ma võtsin sellepärast, et autos muusika kuulamine minu jaoks, see on täpselt selline keskkond, kus ma tahan seda vatist asja, sest et viimane asi, mida ma tahan, on see, et miski mind ärritaks, sest ärritajaid on nii palju. Liiklusmüra on, eks ole, ma ei tea, vihma sajab, tuul vihiseb, lapsed sehkendavad midagi tagaistmel, eks ole, keegi tahab midagi rääkida, mingi telefon heliseb, no kõik need asjad ja siis ma mõtlesin, kui ma pean veel, et kui see helisüsteem ka veel nõuab kuidagi tähelepanu ja sellist endas süübimist, siis minu kasutusjuhu puhul see mulle ei sobinud. Mul ei sobinud autosse liiga hea heli ja selle koha peal minule see vatine heli, kus ma tean, et kõik, mis tuleb Spotify'st, niikuinii läbi Bluetoothi ja noh, niikuinii ta ei ole hea, on ju, siis vähemasti ta ei ole häiriv. Ja see oli minu jaoks näiteks argument, klapid on natuke teistmoodi, ma ei kujuta ette seda inimest, kes, aga võib-olla kui sa istud näiteks avatud kontoris ja sul ongi need päev otsa peas ja sa kogu aeg sealt kuulad midagi, siis tööprotsessis on sul ka hea, kui see kõik on selline vatine värk. Hästi ohutu. Ma selles täiesti nõus, see on väga õige point ja ega tegelikult, kui sa neid klappe ka niimoodi, kui sa ei võrdle neid, kui sa tegelikult võtad ja paned lihtsalt pähe, et ega siis ei hakka, no siis ei ole päris nii, et sa hakkad nagu ühe puhul vaimustusest röökima ja teise puhul vastikusest, et ega need vahed ju ei ole sellised, aga kui sa ikkagi neid võrdled, siis on need vahed üsna suured. Et kui sa paned ühe pähe ja siis paned teise paari pähe, nii et selles valguses on nagu huvitav neid kõrvutada, aga loomulikult need keskmised, keskmised klapid, mis kõik ühesuguseks teevad, ei ole võib-olla selles mõttes halvad. Muide vahepeal ma vaatasin, et Volvo kasutab Bowers & Wilkinsi süsteemi. Jah, neil on see mingi Göteborgi ooperisaali mingisugune mode ja igasugused asjad. Ja Bowers & Wilkinsi klapid küll väga kõrgele ei jõudnud üleüldse, et need olid sellised, jällegi, nad olid nagu nii kumedad ja nii sumedad ja kuidagi nii, võib-olla oli siis viga jälle minu kõrvades, aga üldse sealt mingit oodatud sellist kvaliteedi sära pauku ei saabunud, et ja noh, lõpupoole jäid ka Denonid, mis ka kuidagi ei veenud, aga muide Bose helist ka rääkides, et Bose tegelikult on need uute klappide mürasummutus on jube hea, aga heli on ikkagi nagu pöördvõrdeliselt mitte hea, et kuidagi on nad väga palju kõrgeid sagedusi seal boostinud, nad nagu teravad ja sellist, aga veel kord see sama mõttearendus nagu siin Henrik ka tõi on tegelikult väga okei ka Bose'i puhul, et samas kui sa tõesti võib-olla kuskil lennukis tahad seal oma mingit filmi vaadata või uudist kuulata või muusikat, siis seal on sära ja kõik on ühesugune ja ega sa ju ei võrdle seda mingite stuudioklappidega seal, eks ole, nii et selles valguses loomulikult võib-olla on see nagu vale koht, kus nagu norida, aga eks ole, kui sul ikkagi on kallid kõrvaklapid, siis mina annaks ikkagi oma hääle neile, kes teevad ägedat häält. Ei, mina annaks ka, ma lihtsalt tahtsin öelda, et võib-olla ostja ka peaks natukene mõtlema, et mis see põhiline eesmärk on, miks ta need klapid ostab. Sest mul on nende samade Sony'de eelmine versioon, mis ta oli siis XM3 järelikult. XM3 ilmselt, jah. Ja no ütleme, et kui mul ikkagi tuju on hea ja energiatase on nagu laes ja tahaks kuidagi aktiivselt, emotsionaalselt sellesse muusikasse suhestuda,
ehk no selline normaalne oleks, siis need on kohutavalt igavad klapid, ma ei taha sealt mitte midagi kuulata. aga kui ma kujutan just ennast ette mingisse sellisesse stressirohkesse segajaid täiskeskkonda, kus ma tahan panna pähe ja kaduda mingi vati sisse, siis täpselt seda nad pakuvad ja mingid eriti huvitavad klapid jällegi sel hetkel oleksid minu jaoks probleemsed, et ostja, see on selline ostja tarkuse asi, et kas ta saab aru, miks ta need ostab või ta ei saa aru ja kas ta oskab üldse niimoodi sellele helile läheneda. Jah, no küll on siin kummaline see, et ikkagi enamik ka selliseid respekteeritud väljaandeid ja arvustajaid mingil põhjusel kuidagi kiidavad seda heli. Mulle jääb see täiesti arusaamatuks, mille põhjal seda tehakse, et miks ei kiideta Bang & Olufseni või Shure'i, tegelikult kiidetakse neid ka loomulikult, see oli nüüd vale, et neid ei kiideta, aga kiidetakse ka neid teisi, eks ole, et noh, kohati lihtsalt jääbki mulje, et ega noh, kuidas öelda, et hea söögi hindamiseks sa ei pea olema kokk, eks ole, et võib-olla tõesti ma kuulan ka neid klappe kuidagi liiga sellise kõrgendatud tähelepanuga selle pilguga, et kuna ma ise tegelen niisugune muusika kokkupanekuga, siis on mul nagu see mingisugune lävi ja võib-olla teine, et ilmselt tõesti, kui ma paneks need klapid lihtsalt tarbijana pähe, olekski väga raske hakata mingit kriteeriume tõmbama, sest noh, tihti igal pool arvustusest ka sa loed, kuidas mingid inimesed kuulavad nende klappide arvustajad, ma mõtlen erinevat muusikat, nad räägivad, et ma ei tea, ma kuulasin Pink Floydi mingi loo 3. takti ja vaat seal ikka kitarri käiks ära, tegelikult see on bullshit, noh niimoodi ei kuule ükski inimene klappe, sa pead kuulama sagedusi, loomulikult sa kuulad muusikat, aga sa ju ei tea iialgi, mis selle kitarri käiguga on tehtud ja see, et see sinu jaoks selles kõrvaklapis säras ei tähenda, et need kõrvaklapid on head, vaid tähendab, et see on hea lugu ja hea kitarri käik. Ja kui sa kuuled seda sama takti ikkagi 10 klapipaariga ja ülejäänutes ta kaob üldse ära ja pole kuuldagi, noh siis on asi selge, eks. Seda küll, aga samas ei tähenda see seda, et võib-olla mingisuguse Verdi ooperi 5. takt kõlab hoopis teistest klappidest paremini, et noh, mida ma tahan nagu öelda, et sa ei saa nagu võrrelda asju, kui sa algmaterjal on juba nii subjektiivne. Et tegelikult võrdlemise puhul peaksid sa tõmbama mingi laiema pinna, et aru saada, noh, mis on siis üldiselt hea ja mis on halb, et sellepärast ka stuudiotehnika puhul, noh, need klapid ja kõrvaklapid, mida stuudios kasutatakse, ei maksa tegelikult ulmeliselt palju isegi. Ja nende mõte ongi selles, et nad oleks võimalikult ausad, et nad ei teeks mingit koloreeringut, et sa tead, mis sealt siis tuleb ja siis sa oskad kuulata seda kitarrikäigu soundi ja ooperi soundi, sest et sa tead, kuidas see kõrvaklapp seda esitab. Nii et selline pikk kokkuvõte nendest sai, et igal juhul parima soundi jaoks siis Bang & Olufsen HX, väga head klapid, Shure'id ei olnud pahad, Talit ka väga head ja kui siis selline vatine ja meeldiv helimass, mis voolab ülevalt alla, siis miks mitte, Sony'd on endiselt teevad seda väga hästi ja Apple'i klapid samamoodi, Apple'i klapid muidugi on jube rasked ikka, ma pean ütlema. Et kui posed kaaluvad 240 grammi millegagi, siis Apple'i omad võid peaaegu 400, et sa ikka tunned, et sul on midagi peas. Vaatan kella, kaassaatejuht Lõgas, võtame ühe asja veel ja siis tõmbame täna joone alla. Ma ei tea, mis sulle tundub? Räägime AirTagidest äkki. Räägime. Mina olen nüüd olnud mõnda aega, hakkame nüüd siis, võtame 2 sammu tagasi. Apple AirTags, lapiku patarei suurused jublakad, mille saab panna ma ei tea, oma võtmete, seljakoti, koera, mille iganes külge ja kui see isik või ese kaduma läheb, siis kogu maailma Apple iPhone'id, mille lähedusse ta satub, moodustavad sellise võrgustiku oma vahel, et annavad teada, et näed, et Henriku koera on nähtud siin minu iPhone'i juures ja siis loodetavasti ma saan ta üles leida. Aga ja väga hea asi on, aga nendega on nüüd ikkagi kerkinud üles ridamisi probleeme, küll probleem on üks ja sama, see on kerkinud lihtsalt väga järjest, iga nädal tuleb uudiseid selle kohta, et küll on autovargad saanud aru, et kui nad näevad kuskil Porsche't või Ferrarit ja poetavad selle AirTagi sinna teibiga kuhugi külge, siis nad saavad hiljem vaadata õhtu, et kus see auto öösel seisab ja vaikselt selle siis ära hiivata. Ja on ka tegelikult nüüd jälle tulnud välja selliseid ahistamisjuhtumeid või potentsiaalseid jälitamisjuhtumeid, kus mõnele naisterahvale poetatakse see, ma ei tea, käekotti või taskusse või kuhu iganes niimoodi temaga kaasa ja see, mina ei ole näinud uudiseid, kus see oleks lõppenud väga kurvalt veel, mis on omaette kindlasti hea märk, aga on uudiseid, et selliseid asju on olnud ja on naisi, kes on avastanud endaga kaasas tilpnemas kellegi AirTagi
ja juba see fakt ise, ma kujutan ette, kui sa avastad sellise asja kuskilt oma käekotist või mantlitaskust, see võib päris halb, ikkagi väga ebameeldiv üllatus olla ja väga õõva tekitav olukord, eks, et kes selle pani ja mis ta must tahab ja ma ei teagi, kuidas Apple seda lahendama peaks, sellepärast, et kui sul on iPhone ja selline võõras AirTag sinuga kaasa jõlgub, siis üsna pea hakkab su iPhone ütlema, et kuule, et sinu lähedal on mingi AirTag, liigub sinuga koos ja see ei ole sinu oma, et mingi jama on. Aga esiteks me võime nagu küsida, et kui pikk see aeg peab olema, eks, kas ta on 15 minutit või 5 päeva on okei või 3 päeva on okei või et ma ütleks, et teatud juhtumitel ka 15 minutit on liiga palju. Aga see on vähemasti kuidagigi lahendatav Apple'i poolt, aga kui sul ei ole iPhone'i, kui sa ei ole selles väljavalitute klubis, siis sulle võib poetada selle AirTagi külge ja sa ei saa mitte kunagi teada. See võib 3 aastat sinuga kaasas käia. No võimalik on teada saada küll, et Androidil on selleks äpp olemas. Aga no jaa, aga kuule, see on nagu eriti mingi haige lahendus Apple'i poolt, et sa pead minema äpi poodi tõmbama, Androidi ise tõmbama selle äpi ja siis alati, kui sul tekib kahtlus, et äkki mul on mõni AirTag kaasas, siis sa pead selle käsitsi käivitama ja vajutama seal mingit nuppu, et otsi ega pole AirTagi. No ma arvan, maailmas on täpselt 0,2 inimest, kes seda viitsivad teha. See ei ole lahendus. No ei tea, seda on väga lihtne vaadata, palju seda äppi on tõmmatud Androidi poole. Aga see töötab väga selgelt, et sul on olemas see võimalus. On ju. Ja ma ütlekski siia vahele tegelikult, aga seda tasubki täna ju teha selgelt, et kui selliste uudiste valguses kindlasti need naisterahvad, kes võib-olla on siis keskmiselt atraktiivsemad või ka mitte, seda ei tea, eks ole, aga kes kahtlustavad, et äkki neil võiks olla mingisugune ebasoovitav AirTag kaasas, siis ja kui neil on Android telefon, siis võiks ju seda ometi teha. Minu meelest tuleks selline lahendus ikkagi konkreetselt riigi poolt keelu olla, me ei saa panna tarbijatele sellist ootust, et võib-olla on veel tekib 15 firmat, kes need välja toovad. Ja mis siis on? Neid ongi ju mitu, et ega täna pakub ka Samsung muide trackereid ja pakub ka Tile. Sa lähed koju ja teed 15 äppi järjest lahti ja vajutad iga söös nuppu, et ega keegi pole sokutanud. No nii ei saa. Teised lihtsalt ei ole väga edukad süsteemid, kuna siuksest võrgustikku iOS-i seadmeid ei ole, et sa väga raske midagi jälitada, kui sina üksi oled selle vidinaga ja siis jälitataval. Aga ma tahan siin öelda, tegelikult on ju puhtalt informatsiooni asümmeetria probleem, et praegu need USA-s ja Kanadas on päris palju need juhtumid olnud jah, kus on leitud, ehk siis need kasutatakse ära seda, et me väga ei teadvusta veel seda, et seda on nagu võimalik avastada ja kui sa tead, et seda ei võimalik avastada, siis sa saadki ära kasutada seda. Ehk siis kas me ütleme, et tehnoloogia on keelatud või me võiks rääkida sellest, et harime ennast ja vaatame, kuidas on võimalik avastada seda. Sest ise sinna sisse ehitatud on see võimalus, on ju. Ja mitte ka lihtsalt, et mõned inimesed on öelnud, et auto juures on see telefon märku andnud, et kuule, sinuga reisib kaasas mingisugune seade. Ja siis hakkad vaatama, käekotis ju ei ole või ma ei tea, kus see on pandud, siis on ka see võimalus, et sa paned ta piiksuma ja siis ta teeb heli ja siis sa lähed vaatad, kus ta on. Aga vaata, laiemalt on minu meelest probleem on selles, et me näeme, võib-olla see on isegi üks esimesi väga selliseid nahalähedasi juhtumeid, kus me näeme, milleni viib see suurte tehnoloogiafirmade pisikeste kuningriikide olukord. Et me oleme siin vingunud, et üks häälassistent ei räägi teisega ja ma ei saa oma andmeid, ma ei tea, Facebookist Gmaili üle kanda või et need ei ole, eks ole, omavahel ühilduvad süsteemid ja seetõttu nad ei ole sellepärast, et iga see firma on ehitanud mingi oma kuningriigi, oma vürstiriigi ja tal puudub igasugune huvi, vähimgi huvi avatud standarditega seda kuidagi jagada. Internet iseenesest, nagu me teame, on avatud standard. Igaüks võib teha standardile vastava jublaka, kõik nad räägivad oma vahel, eks, et saad ühele kodulehele, saad teisele kodulehele, et ei ole nii, et Maci meestel on ainult oma kodulehed, kuhu siis teised inimesed ei saa. Aga nüüd me näeme, et see on täpselt see valdkond, mis karjub mingisuguse ühise aktsepteeritud avatud standardi järgi. Et kõiki neid jublakaid oleks võimalik teha siis, kui kõik maailma telefonid hakkaksid karjuma, et kuule, sinuga jõlgub mingi mis iganes tag kaasas. Mitte, et see on Apple'i mingi oma lahendus ja see on kinnine ja keegi teine ei saa ja kellelegi teisele ei anta ja kõik Androidi inimesed peavad siis ootama, kuni neile keegi pimedas kallale hüppab, et see ei saa nii olla. Minul on jällegi teine seisukoht. Ma tahtsin ka veel oma seisukoha, aga nii kuulame Ansu. Teeme korda mööda, minul on see, et
ta on puhtalt see tehnoloogia töötab mastaabiefektil, et ta ei toimi siis, kui ta on. ma teen homme oma uue firma jälitustrackeritel ja siis mul üksi on telefon ja siis üks on see. aga veeb toimib ka ju, sa võid teha uue kodulehe ja mina saan sinu kodulehele homme minna, ei ole mingit probleemi, on ju. Ja aga vaata, see jälitustrackerid töötavad ainult siis, kuna neid on väga palju, et see on väga levinud platvorm ja kui ta on levinud platvorm, siis ei ole nagu ebaratsionaalne arvata, et ma teen selle äpi lahti ja vaatan. Kas keegi mind käib järel, jah, kui sa ütled, et me oleks 30 ülilevinud platvormi, ma lihtsalt selleni me kunagi ei jõua. Aga kui see oleks avatud standard, siis olekski platvorm, olekski mastaabiefekt, iga tracker toimiks iga telefoniga. Ma olen kuidagi sattunud olukorda, et ma peaks selle vastu vaidlema, aga ei, avatud standardi vastu ei ole kindlasti. Tähendab, mina tahaks hoopis tuua sisse hoopis veel ühe laiema aspekti selle asja juures, et tegelikult igasugune tehnoloogia, igasugused asjad, mida me tarbime, mis on millekski tehtud, on tehtud millekski. Ja kunagi ei ole see tegija 100% ilmselt teadlik ja ei saagi olla, milleks keegi kuri inimene seda tahab kasutada. Ehk piltlikult öeldes ka kööginoaga võib teha väga palju muud kui lihtsalt vorsti lõigata, eks ole. Et see ei tähenda seda, et kööginuga tuleks ära keelata, eks ole, et samamoodi on ka nende trackeritega, et tegelikult Apple ei teinud neid ju selleks, et üksikuid naisterahvaid ahistada, on ju, vaid selleks, et inimeste võtmed ära ei kaoks. Ehk et see on nagu natukene see sama koht, et tuleks ju leida mingisugune balanss siis siin vahel, et kas on mingid valdkonnad tõesti, kus peaks siis ma ei tea, riigid, mis iganes sekkuma, et näed, et see on valdkond, mida ei tohi üks firma teha, siin me peame kohe tegema standardi või on ikkagi vabad käed, et igaüks võib proovida ja kes on edukam, saab seda teha, sest ega tegelikult ei saa ju Apple'it süüdistada selles, et ta tegi head trackerid. Et pigem saab öelda, et lihtsalt nii-öelda nutikad pahad inimesed avastasid, kuidas väga heade trackeritega saab ka teha mitte nii häid asju, eks ole. Ja Apple'ile saaks ette heita, kui ei oleks mitte mingit järelevalvemehhanismi nende seadmete üle. Et loomulikult see on see koht, kus see on ükskõik mis valdkonda sa vaatad, võid sa tegelikult leida alati mingi poole, miks see ei ole hea. Ma ei tea, kas lähiminevikust meenus siin droonindus, eks ole, et see täpselt see sama buum käis ju sellega kogu aeg käsi käes, et kas võime siin lennata, et kas DJI kuulus droonitootja peaks piirama ära lennuväljad, sest inimesed hakkavad ju seal kohe lendama, ehk et tegelikult kogu aeg just tuleb ja, et ma tahangi öelda, et tegelikult inimesi alati tuleb nagu kaitsta siis kas oma või vähemalt kui liigi sellise lolluse eest. Ehk et kui 10 inimest on head, aga üks teeb selle asjaga mingisuguse jama, siis paraku kannatavad lõpuks ka need 10, eks ole, et kui täna öeldakse, et ei, trackereid Apple enam toota ei tohi, sest nendega on läinud pahasti, siis ilmselt võib-olla väga paljud inimesed kurvastaks, et samamoodi on mis tahes muu valdkonnaga, et võib-olla ei tohiks ka autod ja mootorrattad, eks ole, sõita võib-olla kiiremini kui mingi kiirus, sest et nad on ju siis ohtlikud, eks ole, et see on selline, ma ütleks väga siuke lai ja libe nõlv tegelikult. Mina ei taha, et see ära keelataks, minu mõte oli lihtsalt see, et peaks natuke nüüd käsi väänama, et sellest iseenesest väga kihvtist ja kasulikust tootest tekiks avatud standard ja see on lõpuks see turvalisuslahenduseks. Et kui ka sinu Oppo hakkab karjuma, et kellegi vidin tilpneb sinuga kaasas ja sinu Samsung hakkab karjuma ja sinu iPhone hakkab karjuma, võib-olla su auto hakkab ka karjuma, et siis ma arvan, et me oleme ennast piisavalt kaitsnud, et aga. Jah, aga siin ongi keeruline jällegi see, et kes on nüüd, kellele me anname õiguse seda avatud standardit siis nii-öelda standardiseerida, kes peaks olema see, kes käe tõstab? Ei, ega USB on ka standard, aga lõpuks lepitakse kokku, eks, et lõpuks, kui on see regulatsiooni ja kisa oht on väga suur, siis tööstus ikkagi suudab ennast kokku võtta, HDMI näiteks, et ei ole nii, et Samsungi DVD mängijat ei saa ühendada LG telekaga, no see oleks ju haige. Eks ta praktikas on natuke keerulisem, et see ei ole mitte ainult nagu protokoll, vaid siin on vaja ka organisatsiooni taga, mis seda nii-öelda siis teenusvõrku hoiab üleval. Aga ma arvan, realist ja pessimist minus ütleb, et pigem mõni riik enne hakkab keelama, kui me jõuame. Et see on alati tundub lihtsam. Keelamine on väga lihtne otsetee, aga meie keelame ära enda edaspidise esinemise tänasel päeval selles saates, sest me oleme liiga palju rääkinud ja kehtestame endale sellise keelu aja, mis on nädal aega, 1 tund vähem kui nädal aega. Ehk siis nädal aja pärast on meie digisaade tagasi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume siis, kui kohtume.